kliendid fantoomid, kes broneerivad aja ja ei ilmu kohale. See jama hakkas veel eelmisel suvel. Üks tüdruk pani ajakirja. Ta valis vale hinnaga hoolduse protseduuri. Kirjutasin talle 2 tundi ette. E-mailile saatsin talle sõnumit, et hind muutub, et kui talle sobib, siis las ta tuleb. Vastust ei tulnud. Helistasin. Hispaania number oli levist väljas. Otsustasin, et see on jälle fantoomne klient. Tühistasin aja ja sõitsin koju. Ja siis, kui olin juba kodus, helistab mulle Eesti number. Neiu räägib inglise keeles Eesti aktsendiga, et ta on salongi ukse taga. Mul hakkas nii piinlik. Ma täiega süüdistasin ennast, et miks ma ära läksin. Ja, ise olin süüdi ja pakkusin talle uut aega järgmisel päeval hommikul kell 9. Ta oli väga rõõmus ja nõustus, sest tal oli väga-väga vaja. Mis te arvate, mis sai edasi? Järgmisel hommikul olin kell 8:30 ilusalongis. Kell sai 9. Kedagi pole. Telefon oli jälle levist väljas, ta lihtsalt ei tulnud. Siit tuleb 2 järeldust. Esimene, palun jätke alati õiged kontaktandmed. Teine, kellelgi on ilmselt väga-väga igav, et selliseid mänge mängida. Okei, 3. tuleb ka. Nüüd ma saan aru, miks paljud võtavad ettemaksu. Iluteenindajad, kas ainult mul siuke jama suvel või teistel on ka?